Kiriku kohalolu on oluline ka korrakaitses. Kiriku kaugele inimesele võib olla ootamatu näha politsei vormis vaimulikku, aga tegelikult on see osa tänasest normaalsusest ja seda juba 2007 aasta kevadest alates. Eesti politseis teenivad kaplanid kannavad hoolt nii isikkoosseisu kui konfliktide ja õigusrikkumiste osapoolte vajaduste eest, teostavad hingehoidu ja majandavad kriise. Kaplanid on oma argipäevatöös kõrvuti politseiametnikega ning nende ülesannete hulka kuulub ka surmateadete väljastamine ning patrullteenistustel osalemine. Seetõttu puutuvad nad vahetult kokku leina ja kriisiolukorras inimestega. Politseinikud on väga hea väljaõppega, nad on hästi valitud, hästi treenitud, ometi vajavad nemadki tuge. Ja politseikaplan ongi see inimene, kes on ilmalikus organisatsioonis töötav vaimulik. Kaplani tööala on väga lai. Me peame olema seal, kus on abivajaja. Peame olema politsei kõrval seal, kus politsei vajab meie abi. Peame tihtipeale olema kodanike ja inimeste kõrval seal, kus on midagi juhtunud. Politsei kaplan teenib kohalolekuga. Tuleb osaleda politsei patrullis, olla politsei autos, olla seal, kus on midagi juhtunud, et toetada inimesi. Kuigi palju on kokkupuutumist elu kurbade ja raskede hetkedega, on siiski kaplani töös rõõmu väga palju. Kui sa näed, et sa oled suutnud kedagi aidata, oled suutnud tuua rahu kuskile, kus seda ei ole olnud, või suutnud mõnele inimesele anda tuge, toetust ja uue sära silmadesse. Just need hetked on need, kus kaplan saab oma tegeliku tasu kätte. Kuigi iga tööpäev algab teatud ajal, ei tea kaplan mitte kunagi, kuidas moodi see tööpäev lõppeb. Siiski mõned asjad on, mida me teeme traditsiooniliselt ja tavapäraselt. Me koolitame oma inimesi, et nad saaksid olla veelgi paremad ja veelgi toekamad. Me osaleme meeskonnaüritustel, me viime läbi mälestusüritusi, kus me külastame hukkunud kolleegide haudu. Iga probleem ja iga inimene erineb, sellepärast tuleb iga kord leida kõige parem lahendus. Mõnikord piisab heast sõnast või toetavast pilgust, mõnikord aga tuleb inimesega tegeleda kuid ja kuid. Vahel on vajadus terve meeskond ette võtta ja vaadata korraks möödunud sündmustele. Nõndaviisi tuleb kaplanil oma töösse suhtuda üsna loominguliselt, aga ära ei tohi kindlasti unustada seda, et kaplan on vaimulik selles organisatsioonis. Ja nii tuleb teha ka neid tavapäraseid talitusi, mis ka üks vaimulik teeb. Ja see kindlasti pakub väga palju rõõmu, kui sinu juurde jõuab kolleeg, kes tahab oma tulevase altari ette viia ja palub sult abi see laulatus läbi viia. Või kui tuleb hea kolleeg ja ütleb, et ta tahab oma peres toimetada ristimist. Need on need hetked, kus tuleb võtta vahel ka talaar, võtta oma asjad ja minna kuskile koju, mõnda maakirikusse või kabelisse ja need talitused ära toimetada.